Mina esindan siis saastajaid siin. Ehk kas saalis on keegi, kes arvab, et ilma autot hakkama saab? Ei näe kätemerd, mõni üksik. Saab küll. On üks arenenud või ütleme peaaegu arenenud tuumariik maailmas, kus isiklikke autosid peaaegu ei ole. See on Põhja-Korea. Tsiviliseeritud maailmas auto on paraku üks meie osa ja täna autotööstus teeb väga palju selleks, et saada seda puhtamaks, vabaneda fossiilsetest kütustest ja muudest asjadest. Üldiselt selline igasugune areng, kes on koolis õppinud, teab ju, et areng käib mööda spiraali ja iga uus on unustatud vana. Ühest unustatud vanast ma kohe alguseks räägikski, see on ka ainus pilt, mida ma näitan. Ma rohkem filosofeerin, ühegi numbriga teid ei vaeva. See on puugaasigeneraator. Seda kasutatakse reeglina siis, kui on majanduslikult keerulised olukorrad, on sõjalised konfliktid ja kogu kütus läheb sõjamasinatesse. See toimib põhimõtteliselt niimoodi, et sinna vanniahju suurusse silindrisse pannakse puud alla ja köötakse ja puidu põlemisel tekib puugaas, mida saab siis sisepõlemismootoris kasutada. Ehk see on täiesti taastuvenergia. Ehk punkt 1. Teiseks, CO2 neutraalne. Kui te ütlete, et see on vana, loomulikult igasugune asi on vana. Kui me siia lisame nüüd juurde kaasaegse arvutustehnoloogia, paneme juurde äpid, telefoni pealt hommikul lülitame sisse, auto hakkab puid alla võtma, kütab ahju üles, paneb kohvikannu ka teele või sinna peale. Nii et kui me läheme sisse, istume, auto on soe, gaasi tuleb ja kohvi on ka valmis. Ütleme, kui reaalsusse minna ja tulla nüüd tagasi tänasesse päeva, sest puugaasigeneraator nüüd väga levinud meil täna ei ole. Tänaseks märksõnaks autotööstuses on elekter. Ehk see on see suund, mis on täna ette pandud, paljuski võib-olla ka poliitilise surve poole pealt. Eriti Euroopas, kus autotootjatele, eriti sõiduautotootjatele esmajärjekorras on antud ette süsihappegaasi normid, CO2 norm üle kogu toodetava autopargi konkreetse margi kohta. See on 95 grammi kilomeetri kohta ja hakkab kehtima 2021. aastal. Kas seda on palju või vähe? Mis te arvate? Keegi ei ütle midagi, keegi ei saa aru. Kas 95 grammi on palju või vähe? Ma tõlgin selle eesti keelde. See võrdub täpselt 4,1 liitrit bensiini või 3,6 liitrit diiselkütust 100 kilomeetri kohta. Ja seda on vähe. Kui me vaatame nüüd üritage mõttes kõik vaadata peeglisse, kas teie autod, kui see just elektriauto ei ole, sisepõlemismootoriga autod valdavas osas siin saalis olijatel võtavad rohkem. See on väga väike norm ja Euroopa Komisjon on väga selgelt tootjatele andnud sõnumi, selle normi täitmine on võimalik ainult elektriautode mahtu välja tuues. See tähendab seda, et 2021. aastal praeguse CO2 näitajate juures autotööstusest tuleb kusagil 15–18% Euroopa autoturule elektriautosid. See on kuuendik umbes 16 miljonist, ehk siis 3 miljonit praktiliselt. Eesti näitel kusagil 4500 autot. Tõenäoliselt ei juhtu see järsku, sest üldiselt ikkagi täna veel on elektriauto mõnevõrra kallim, probleemiks on ka vähene läbisõit, aga need probleemid saavad lähemate aastate jooksul ära klaaritud, sest tootjad peavad neid autosid müüma. Kui auto on liiga kallis, siis elektriautot ei osteta. Tänane tase Euroopa Liidus on kusagil paari protsendi tasemel ainult ja on vaja jõuda 20% alla. Eestis on tänane elektriautode osakaal uute müügis 0,2% ja enam-vähem samal tasemel ka autopargiks ehk tegelikult olematu arv, niisugune ground zero võib öelda. Ma toon paralleeli eelmisel nädalal toimunud elektriautode konverentsiga Target Zero, et me siis null taseme pealt peame jõudma heitmete null tasemeni välja kunagi. Ja see on tegelikult täiesti võimalik, sest kui me vaatame nüüd tootmist, vaatame nüüd elektriautosid, siis tegelikult Eesti turule selline 10% mahust, see annab tegelikult väga tuntava osa üldiselt CO2 vähenemist, umbes 1,5–2%.
Meil on tänane esimene riiklik ülesanne on taastuvenergia direktiiv ja järgmine 2030 on CO2 vähendamine. Ühelt poolt elektriautod, teiselt poolt hübriidid, kahekütuselised masinad erinevate gaasidega kombineeritult ja kolmandalt poolt tegelikult, et neid eesmärke täita, me peaks mõtlema täna sellele negatiivsele nähtusele, mis täna on autoturul just Euroopa suunalt meile liikumas. Euroopa paljudes linnades täna juba keelab diiselmootoriga sõidukite kasutamist. Esialgu vanemaid mudeleid, Pariis näiteks 2025. aastal on teatud, või 2025. aastast enam diiselmootoriga sõidukid sisse ei luba. Kuidas tuleb prantslasele croissant või kohvi hommikul koju? Seda ma ei oska ennustada, aga me saame seda näha, kas see on realistlik või ei ole. Et selles mõttes need esimesed pilootprojektid lähevad ees, millega veetakse laiali, me täna seda veel ei tea, sõiduautodega võib-olla, kaubikute puhul ja veoautode puhul on elektriga siiski olukord mõnevõrra keerulisem. Nüüd see mõju, mis selliste linnade või Euroopa suurlinnade diiselmootoriga sõidukite keelamisel on, need voolavad kõik siia kokku. Ehk Euroopa vähendab CO2 heitmeid sellega, et vanad autod ei lähe käitlusse, tulevad meile siia ära. See on samas siiski üks ruum, et me oleme maakera peal kõik koos, neid autosid ei saadeta üldjuhul kuu peale, aga need tulevad Ida-Euroopasse. Ja meil läheb üha raskemaks neid norme täita. Nii et see on tegelikult niisugune tõsine koht, see ei puuduta nüüd Tallinna linna, see on pigem riiklikul tasemel, Keskkonnaministeerium, Majandusministeerium peavad leidma lahenduse, kuidas selliseid vanade sissetoomist piirata. Euroopa Liidus teatavasti on kaupade vaba liikumine, see ei ole nii lihtne. Seal on teine probleem veel, et vanade autodega reeglina kaasnevad kliendi või maksupettust. Ja seal jääb riigil osa raha saamata ja teiseks ütleme, väga tavapärased näited, 10 aastat vana diiselmootoriga sõiduauto on 600 000 kilomeetrit läbi sõitnud, aga teda müüakse siin kui 200 000 kilomeetrit läbi sõitnud. Ehk tegelikult neid pettusid saaks ka sellega vähendada, nii et kokkuvõttes eesmärk oleks väga õilis. Nii et ma olen aru saanud ka Keskkonnaministeeriumi mõtetest, et tegelikult selles suunas nagu edasi liigutakse. Et põhimõte on selles, et kui teil on, no ma tahan sulle elus näite, kui teil on vann täis kodus, siis ei piisa, kui te kuivatate vett ja vett muudkui voolab, siis tuleb kraan kinni keerata. Vaat siis enam ei tule peale, siis ei saa täis. Ehk see on tegelikult niisugune lihtsam meet. Ja elektriautod, kahekütuselised ja vanade sissetoomise piiramine kokku annavad tegelikult piisava CO2 vähenemise 2030. aastaks. Me suudame seda täita. Ilma mingit drakoonilisi meetmeid rakendamata, et räägitakse automaksudest vahel, ütleme ausalt, et diisel või bensiinimootoriga sõiduki kasutaja maksab ju niikuinii. Igas liitris on 62% riigimakse, mida elektris on oluliselt vähem, mida gaasis on oluliselt vähem. Tegelikult see surve fossiilkütustele on niikuinii olemas. Hinna poolest Eesti kütus ei ole Euroopas üks odavamaid, nii et seda veel kallimaks teha või kuidagi eraldi maksustada võib-olla oleks mõistlik. Kui me saaks vanad kinni, koha peal piirata vanade kasutamist. Siin toodi just enne näitena, et inimesed tulevad linnadesse. Vanemad autod liiguvad mitte linnades. Nad liiguvad Kagu-Eestis, Kirde-Eestis. Et seal on inimesel tihti ainus võimalus sellega kuhugi saada, sest ühistransport puudub külades. Ja tal on vana auto, mis võtab palju kütust, aga see on tema oma. Ta ei suuda seda uuema või elektriauto või millegi parema vastu vahetada. Nii et see on tegelikult sotsiaalne probleem. Kas me veame sinna rongi? Nüüd üks positiivne näide ju tegelikult tuleb, kuidas elu hoitakse külades Riisiperest Turbasse hakkab 8. detsembril liikuma rong, mis on tegelikult õige suund, et kogu maailmas enamus normaalseid riike hoiavad rongiga külaelu. Buss ega auto ega see seda üleval ei hoia. Sealt saab inimene käia keskuses tööl, aga samas koha peal on bensiinijaam või siis elektritankla, pood, lasteaed, kool. Ilma selleta need kaovad sealt ära, küla jääb tühjaks, inimesed tulevad taas Tallinna ruumi. Ja tegelikult on seda ka mõningate meetodiga võimalik vähendada. Nüüd kuidas üldse Tallinnas saada õhk puhtamaks? Jah, sõiduautod tulevad, tööautode poolel, veoautod, bussid on mõnevõrra keerulisem, gaasilised lahendused on täna olemas, ilmselt vesinikulahendused tulevad. See on ka tegelikult selline globaalse või ütleme Eestit katva elektrisüsteemi mõistlik lahendus, kuhu on võimalik siis säilitada. Ja me ei saa unustada seda, et vesinik on kõige energiamahukam
kütus, mida autodes üldse kasutada saab, et puugaasiga ei ole sugugi võrreldav, oluliselt suurem. Veoautode teema on üldse niisugune laiem, et selle peale ma võib-olla täna ei läheks. Teinekord saame jälle rääkida. Aitäh, et kuulasid. Aitäh, täpselt ajas, täpselt teemas, et nüüd kui päriselt. Järgmisel aastal saab leasing läbi ja 1,8 Honda bensiinimootoriga läheb Kirde-Eestisse. Et milline on see järgmine ja nüüd keskkonnasõbralikum valik võiks olla? Millest peaksin lähtuma? No elektriautosid tegelikult on turu peale tulemas palju. Seda eelmisel nädalavahetusel oli võimalik T1-s jälgida. Seal oli neid tegelikult hulgaliselt, neid tuleb veel juurde ja elektriautod tulevad tänasel päeval sellised, nagu on tavalised autod välimuselt. Ehk elektriauto kasutaja ei eristu friigina. Ütleme need esimesed, mis siia jõudsid, küll sotsiaaltöötajate autod ja nad olid nagu silmatorkavalt mitte autod, nad olid midagi muud. Siis tänasel päeval tulevad tegelikult klassikalise välimusega ilusad, võimekad, no kas nad nii suured peavad olema ja kas neid peab nii palju olema. See on üks suur teema, millega kindlasti me peame tegelema, mis ka Stockholmi Eesti Instituudi arvamusest tuli välja, et autode arv ei vähene. Mina ütleks, pigem tuleb mõelda selle peale, kuidas rohkem viia inimest ühistransporti, reaalselt, et ta sinna läheks ja et autosid tuleks vähem, sest nagu ütles Tallinna linnapea eelmisel nädalal Target Zero'l, ka elektriauto ummik on ummik. Aitäh! Aitäh veel kord. Aitäh heade nõuannete eest.